Nii, tere tagasi Mangi stuudiosse ja täna meil külas on noortebänd Uusu Röövlit. Ja. Tere, mina olen bändi bassist Ursula. Ma olen trummar Mikk. Ma olen Emma, ma mängin kitarri ja meil on veel üks kitarrist Kirill ja laulja Merlin, kes kahjuks täna siia ei jõudnud. Ja siis see on see bänd, kes hakkab osalema siis meie noortebändide festivalis. Ja on paar küsimusi teil. Siis millal algas teie huvi muusika vastu? Ja, no mina olen nagu terve oma elu olnud muusikaga väga tihedalt seotud. Ma mäletan, et mu ema on nagu mulle pilte näidanud, kuidas ma juba nagu noorest peale olen laulupidudel käinud. Ja ma hakkasin klaverit õppima, kui ma olin 6-aastane. Seda ma tegin päris kaua, aga siis ma lõpetasin ära, sellepärast et tulid uued huvid peale. Ja siis ma kuidagi sattusin bändi, bassi mängima. Et ja muusika on nagu hästi sisse põimitud minu ellu. Aga teistel? No põhimõtteliselt nagu tegelenud olen ma ainult enam-vähem viimased 5 aastat, aga nagu terve elu ma olen hästi nagu palju lihtsalt muusikat kuulanud ja nagu kogu aeg nagu ümbritsetud sellega, nagu mul on isa muusik ja meil kogu aeg, ma ei tea, raadiost kõlab midagi või kõrvaklapid on peas või ma ei tea, lihtsalt vaikus ei meeldi. Mul on sama, kui olen bussis, siis kui mul on kõrvaklapid kodus, siis ma ei saa normaalselt istuda. Inimesed. Ja kuidas? No ma ütleks, et ma saan nagu võtta teie mõlema jutust nagu punkte, millega samastada, et ma alustasin muusikaga tegelemist nagu mingi esimeses klassis või midagi siukest. Ma käisin kooris päris pikalt. Aga nagu päriselt tegelikult ka tekkis tahe sellega tegeleda mingi 3 aastat tagasi, mis oli siis, kui ma hakkasingi nagu päriselt oma soovil tegelema. Ja, päris huvitav. Ja kuidas siis tekkis teie bänd nagu? Mina, okei. No mina mäletan, kuidas ma vaatasin, me tegutseme Kanud teie huvikoolis, eks ole, ja siis mingi hetk ma huvi pärast nagu vaatasin seda kodulehet, et nagu mis toimus, ma vaatasin nagu bändiring ja siis see bändiringi õpetaja, minu kitarriõpetaja. Siis ma mäletan, ma läksin nagu värisevad jalgadega tema juurde, et Siim, et mis sa arvad siuksest mõttest. Ja siis davai, ja kuna ma nagu üksi ei julgenud üldse minna, siis ma kutsusin klassi, et joo, kuule, nagu teeks, et tule laula, davai. Ja no siis oligi, ma isegi tea, kust nagu Kirill tuli. Kirill, ma ka ei, ta vist tuli ka. Ta lihtsalt ilmus. Kirill lihtsalt ilmus. Ei, ta vist tuli nagu läbi meie bändi õpetaja, et ta oli ka nagu soov olnud. Igastahes ja mina mäletan Ursulaga me tegelikult suht ei suhelnudki enne seda, kui me hakkasime bändi koos tegema. Tegelikult me lihtsalt nagu treffasime mingi täiesti suvaliselt. Me nagu Balti jaamas korraga nagu kohtasime, siis ma olen davai, nagu ma tean sind. Ma läksin tere ütlema, et on nagu, jaa, noh, ma teen bändi. Mõtlesin, et ma nagu olen laulnud kooristi kaua, et jaa, nagu ma lähen laulma, et nagu kas on nagu tahaks mind lauljaks, siis meil on tegelikult lauli olemas, et meil on nagu bassisti vaja ja trummarit. Mõtlesin, et mina trummi ei mängi, aga ma olen ühe korra ma ilus bassi mänginud. Davai. Ja siis ma sealt hakkasingi tegelikult bassi õppima ja ma olen nagu hästi hakanud armastama seda. Et niimoodi juhtasin siis mina sinna bändi, tõesti kogemata. Bassiga seoses võin öelda, et meil siis noortekeskuse töötajatel oli ka bänd. Ja siis kui me hakkasime siis mõtlema, et kes mida mängib, siis ma ütlesin, et mina tahaks bassi mängida, sest see tundub lihtsam nagu elektri oma või nagu trummid. Ja siis hakkasin nagu ja. Aga praeguseks ma vist, mu meelest on see Seven Nation Army oma lugu. Sest see on lihtsalt nagu jah. No vaat. Kas sa soovid kütuseda, kus sa tulid? No ma ka lihtsalt ilmusin. Nagu Kirill. Põhimõtteliselt lihtsalt nagu kuidagi sotume sinna ja siis sa oled ka meie bändist, davai. Jaa. Põhimõtteliselt
nagu mingid väga õnnelikud juhused, et siuke punt kokku on saanud. jah. Tore kuulda. Aga siis kus te koogute ja mängite nagu proovite ette? Kas kuskil koolis või? Ja meil ongi Kanute ja huvikool vanalinnas. See on nagu üks tuba, mida me saame iga pühapäev kasutada. Ja siis kui juhtub, et me tahame veel teha, siis otsime kuskilt mujalt mingisuguseid ruume, mida nagu välja rentida paariks tunniks. No sel juhul siis võite meie kirjutada tule meie bändiruumi. Meil on täiesti tasuta noortele. Ja. Aga järgmine küsimus siis tundub raske. No ongi raske küsimus. Ehk siis mis teid inspireerib? Nii. Mind inspireerib väga loodus, ütleme nii. See on nagu väga klišee vastus, aga ma tunnen, et ma nagu saan hästi palju oma inspiratsiooni laulude kirjutamisel või üldse nagu mängimisel. Kõigest sellest nagu kuidas loodus lihtsalt nagu voolab ja elab ja hingab ja see on nagu väga ilus minu jaoks. Nagu ja ma tahaksin seda sama ilu oma muusikas näidata ja inimestele jagada. No kui midagi inspireerib. See inspiratsioon ongi sellest, et nagu tavaliselt see tuleb sellest nagu inimesed nagu ütlevad, et see tuleb sellest muusikast, mis sa kuulad. Aga minu meelest see tuleb nagu inspiratsioon nagu tekib terve elu jooksul nagu see, mida sa oled oma elus kogenud ja kuidas sa elad oma elu see lihtsalt või nagu need otsused, mis sa teed, see kuidagi inspireerib sind. Ja nagu näiteks võid võtta 2 trummarit ja nad paned neid mängima täpselt samat asja, aga see kõlab täiesti teistmoodi, mitte seepärast, et nad kuulavad teist muusikat, vaid neil on lihtsalt teised elud, neil on teised kogemused, neil on nagu teised käed, et minu meelest see on see põhiline asi, et okei, jah, nagu inspiratsiooni saab muusikutest ja muusikast, aga nagu enamasti nagu lihtsalt elamisest. Ma ei tea, mul on tunne, et siin on nagu nii ilusad juttu öeldud, et ma nagu ei julge isegi midagi lisada enam. Jah, jätame siia paika, ma arvan, et see oli väga hästi öeldud. Aga siis tuleb praegu see küsimus, kes teil teksti kirjutab? Teksti laulja, kui ta vahepeal ilmutab ennast. Ta on tegelikult nagu luuletaja ja siis ongi see, et meil tuleb siis nagu mingisugune muusikaline algus. Vahepeal tuleb mingisugune viisijupp kuskilt, keegi mõtleb. Aga jaa, ta on siis nagu ainus, kes põhimõtteliselt sõnu oskab kirjutada. Et ta tegeleb sellega. Aga meil ei ole nagu väga kindlaid rolle, et kes mida kirjutab. Et pigem on nagu see, et keegi ütleb, et nagu me võiks selle lisada ja sa võiksid nagu seda mängida, et see kõlaks hästi. Ja kui päriselt kõlab hästi, siis jääbki laulu. Okei, päris huvitav. Ja siis olen lugenud, et te mängite siis alt-rock žanris? Või? Ma ei tea, me oleme ise ka väga palju mõelnud, et nagu mis žanri siis täpselt nii-öelda asetada ennast. Aga ei, ma arvan, et see on... See žanr oleneb sellest, kes nagu kirjutas selle laulu. Ja ma ütlesin, et meil on väga erinevate muusikamaitsetega inimesed. Aga see on väga hea asi. Ja, sest ongi nagu variatsioon ja nagu siis tulebki nagu igale inimesele meie lauludest midagi. Ma ei tahaks olla bändis, kus kõik inimesed kuulavad täpselt samat muusikat. Mingi metalli oma või mis. Ja, aga siis millest teie lugusid on siis? Kui te oskate öelda? Ma mõtlen. Või lihtsalt elust või? Minu lemmiklaul, mis me oleme siis kirjutanud, on Maa-alused. Ja siis meie laulja siis tegi selle nagu sõnad, kus ta rääkis siis Eesti mütoloogiastest. Olid niisugused mütoloogilised olendid, kes elavad maal ja oma lauluga siis kutsuvad nagu rändureid sinna maa alla, nagu midagi sellist. Ja siis see on nagu hästi ilus, sest mind isiklikult huvitab mütoloogia ja nagu see viis on ilus ja mulle nii meeldib nagu mu enda passi osa ja nagu see mõte tundub nagu kuidagi nii sügav ja nagu, ma ei tea, sellist nagu kutsub mind. Ja meie viimane lugu, mis me kirjutasime, mäletan sellega konkreetselt, meie laulja võttis see oli mingi keeleõpperaamat võib-olla, kes tahes mingi nagu õpik põhiliselt, võttis selle lahti, aga sealt mingi suvalisi lauseid võtma.
ja see tegelikult nagu lõpuks tegi täitsa hea terviku kokku minu meelest. Aga jah, no ütleme, et ka siit-sealt erinevaid mõtteid. Aga siis, mis on teil siis plaanid tulevikus seoses bändiga? No mina ütleks, et teeme muusikat edasi, teeme uusi laule, käime esinemas, et ma ei tea, vähemalt gümnaasiumi lõpuni oleme meie raudselt aktiivsed. Et siis vaatab ülikoolidega edasi, kuhu keegi läheb. See on väga tulevik. Jah. No nagu nii, kuidas läheb. Ja ei, ma ütleks, see on aus point, et praegu, kuna eriti just see kevad on nagu ikkagi pidanud tõdema, et alati kõik ei ole nii nagu lihtne või ei tule nii automaatselt, et siis ma ei tea, anname enda parima, teeme kõike, mida teha saame ja jõuame ja vaatab, kuhu elu meid viib. Tulevikku ei saa kontrollida, nii et lihtsalt peab nagu kohanema, kui see muutub. Ma arvan, et sellest kevadest veel, et see on nagu aidanud meil väga hästi aru saada, kuidas me nagu reageerime stressirohketele olukordadele. Ja nagu minu arust on see nagu hästi tore, et isegi siis, kui nagu meil on sellised olukorrad, kus kõik ei saa kogu aeg kohal käia ja kogu aeg kõik kaasa teha, siis me nagu ikka jääme bändina tegutsema, vaid nagu me ei murdu. Et see on nagu... vahetame roll nagu. Jaa, ei no täpselt. Sina hakkad trummid mängida, sina bassi. Ei, tegelikult meil on täna õhtul kontsert ja tuleb välja, et mina pean laulma, kuigi ma olen bassimängija ja tema nüüd mängib vist bassi ja... Sa oskad bassi mängida? Jaa, me varieerume. Tegelikult ongi just... Universaalsed muusikud. Me käisime eelmine nädalavahetus, käisime G5 vabalaval mängimas, kus siis mängisin mina hoopis bassi ja Kirill laulis, nii et ikka need rollid nagu... Kus algselt... Väga laulis. Vabandust, jah, Nika laulis. Aga jah, ei, need rollid nagu saab väga kiiresti kohandada, kui vaja on. Ta ongi nagu see, et nii nagu kui kellelgi on hääl ära või kui keegi on haige või ei saa mingisugustel muudel põhjustel ei saa tulla, siis ongi see, et me saame nagu kohaneda sellega ja me ikka nagu teeme ära, et me ei jäta midagi kunagi nagu tegemata lihtsalt sellepärast, et meil ei ole nagu inimesi. Ja siis, kas on plaanid suvel ka kuskil esineda? Ikka on. Kui me kuhugi saame esinema, siis ikka lähme. Et plaanis ongi nautida suve, nautida bändi, nautida tervet seda esinemisvõlu. Ja. Siis teil on veel aega ette valmistada meie festivaliks. Kas te olete palju juba mõelnud, et mis lugu siis te hakkate esinema? Ma olen ideaalis teeks oma lugused. Uut materjali. No meil on vaja suvel nüüd hoogsalt kirjutama hakata. Jah. Mul on laulud olemas. Siis peab kokku harjutama. Kui palju umbes teil kokku lugusid on? No meil praegu enda lugusid on nagu täitsa tipp-top valmis on 3. Kui me oleme päiksekellaga, siis 4. Ja peale seda me pole kordagi nagu tegelikult mänginud. Igastahes, no ütleme 3 lugu on nagu raudpolt paigas. Ja siis vahepeal on nagu tekkinud vist rohkem midagi kuskilt, aga väga palju muidugi pooleli jäänud või ma ei tea. Ja ongi nagu hetkel pole aega, et siis kui nagu ongi terve see gümnaasiumi trall lõpule jõudnud, siis saab nagu keskenduda rohkem ja siis tuleb nagu see muusika jälle nagu prioriteediks. Ja praegu siis need kõik eksamid siis käivad, ehk siis pigem jätta suveks. Ja, aga siis veel kord meil olid siis bänd Uus Röövlit siis siin stuudios, pole kõik bändi inimesed, aga siis ikka. Ja muidugi tulge meie noortebändi festivali vaatamas. Nägemist!